kõige suurem viga, mis me tegime, on see, et me ei kaasanud kohe algusest meie mingid päris kasutajad sellesse arendusprotsessi. Et kõige nii-öelda tobedam asi, mis me saame teha, kui me hakkame oma startupi nagu aretama. Kõige selline, jah, ma ei tea, kas tobe on õige sõna, aga kõige suurem viga, mis me saame teha, on see, et me ehitame midagi, mida keegi lõpuks ei taha. Et asja mõte on see, et me peaksime võimalikult varakult kaasama mingeid potentsiaalseid ettevõtteid või mingeid kliente ja neilt päriselt küsima, et kas neil on mingit sellist lahendust vaja, mida me kavatseme ehitama hakata. Sest et minu viga oligi see, et mina lihtsalt mõtlesin või ma lihtsalt nägin, et väikeettevõtted ei hoolitse oma küberkaitse eest. Ahah, ja siis ma mõtlesin, aga ma teen neile siis mingi asja valmis. Äkki nad siis, see aitab neil seda küberkaitset tõsta. Aga tegelikkus on see, et väikeettevõtted ilmselt ei ole põhjusega oma küberkaitsega tegelenud, sest et neil ei ole kas A inimesi, B neil ei ole aega endalgi, et üldse sellega tegeleda selliselt. Või C, neil ei olegi mingit teadmist või mingit töövahendeid, et sellega tegeleda. Ehk siis me oleks võinud ju mida iganes mingi tarkvara valmis teha, aga kui väikeettevõtetel ju ei ole aega, et üldse seda kasutama hakata, siis me teeme täiesti tühja mingit asja. Et kõige olulisem on mõista seda, et me ei tohiks ise välja mõelda lahendusi kellelegi teisele. Me ei tohi ise mõelda, et aga äkki see asi lahendab nende jaoks selle probleemi ära. Meie ei ole kellegi teise nahas. Me peame kohe algusest peale kaasama seda päris inimest, seda päris klienti, seda päris kasutajat. Ja kõige olulisem on tegelikult kaasata eraldi veel maksev klient. Et üks asi on see, et sa leiad kellegi ettevõtte, kes on potentsiaalselt huvitatud su sellest tootest või teenusest. Aga teine asi on leida klient, kes on reaalselt nõus maksma sulle selle asja eest. Ja need võivad olla kaks täiesti eri tüüpi kliendid sul. Selles mõttes, et üks võib olla väga kuidas öelda, väga huvitatud su tootest ja kõike. Aga kui päriselt on asi sealmaal, et sul on mingi valmis asi ja siis sa just kui tahaksid müüa seda talle ja siis tuleb välja, et talle võib-olla nii väga ei olegi seda vaja, siis jälle sa tegid midagi tühja. Et see on nagu kõige olulisem osa kõigest sellest, et me ei tohiks ise välja mõelda lahendusi kellegi teise jaoks. Need lahendused, mida me loome, peavad tulema reaalselt kellegi vajadusest. Ehk siis me peame suhtlema erinevate oma siis potentsiaalsete klientide või kasutajatega ja neilt teada saama, mida nemad vajavad, mida neil on päriselt vaja. Ja tihtipeale, mis startup-induses tulebki ette, siis lõpuks on see, et algul hakatakse ehitama mingit ühte toodet, siis testitakse seda mingit poolikut toodet oma mingite sõprade või tuttavate või mingi päris ettevõtete hulgas. Ja siis tuleb välja selle testimise käigus, et tegelikult nende vajadused on hoopis natuke teistsugused. Ja siis tehaksegi oma toode ümber, et just nagu kohandada oma toode siis sellele konkreetsele kliendile, kellel on seda teistsugust mingisugust lahendust vaja seal. Ehk siis see on nagu see kõige olulisem asi, et me ei tohiks ise pakkuda kellelegi teisel lahendusi. Lahendus peab tulema kliendilt endalt, et me peame võimalikult varakult kaasama kedagi endale nii-öelda päris testijaks või päris kasutajaks või päris kliendiks.